Alustuseks katsetame print-käsku. Ja prindime teksti. Programmeerimises nimetatakse tekstilisi andmeid sõnadeks. Salvestame faili, kas save või Ctrl+S. Olen teinud siia harjutuste jaoks eraldi kausta ja panen failile nime. Ja võib panna ka laiendi PY lõppu, aga selle teeb programm ka ise. Ja salvesta. Käivitame programmi, kas selle rohelise nupu pealt Run Current Script või klahviga F5. Ja näeme, et siia prinditi tekst Tere maailm. Programmi töö lõpetamiseks võib vajutada stop. Kopeerime seda rida. Ctrl+C, Ctrl+V ja teksti võib teha ka ülakomade vahele. Ctrl+S või salvesta ja Run Current Script või F5. Ja näeme, et fail ülesanne 1 käivitati uuesti ja nüüd on siin 2 rida teksti Tere maailm. Mis juhtub siis, kui ma panen teksti kas ilma jutumärkideta või ilma ülakomadeta? Käivitame F5 ja tuleb veateade. Syntaksi viga. Ja sellest pean järeldama, et teksti ilma jutumärkideta või ilma ülakomadeta printida ei saa. Ja katsetame arvu printimist. Väga hea. Ja proovime printida tehet. Kolm jagatud 4 ja vastuseks on 0,75. Pange tähele, et tonnil on siin punkt, mitte koma. Ja katsetame veel. Prindime tehte 3+4. Ja saame vastuseks 7. Kopeerime seda käsku. Ctrl+C, Ctrl+V ja mis juhtub, kui ma kirjutan print-käsu valesti. Kasutan näiteks suurt algustähte. Ja tuleb veateade. Sellist asja pole olemas. Tuleb meelde jätta, et Tonni ja Python ja paljud teised programmeerimiskeeled teevad vahet suurtel ja väikestel tähtedel. Teeme nüüd nii. Korda 5. Tere korda 5. Ctrl+S F5 ja saame 5 korda sõna tere. Praegu siin tühikuid pole. Kopeerime seda, Ctrl+C, Ctrl+V ja lisame siia tühiku. Ctrl+S F5 ja nüüd on 5 korda tere, aga siin vahel on tühikud. Kopeerin seda käsku, Ctrl+C, Ctrl+V ja teeme näiteks nii. +5. Tere +5. Ctrl+S F5 ja tekib veateade, et ma ei saa liita teksti ja arvu. Ja teeme nüüd sellise katse. Ja kirjutan plussi asemele koma.
Ctrl S F5. Nii, veateade uuesti, aga see veateade käib selle eelmise käsu kohta, nii et kustutan selle ära. Ja käivitan uuesti. Ja on näha, et siin on tere ja arv 5. Ja viimane katse. Ja lisan siia näiteks sõna õpilast. Tere 5 õpilast. Ctrl S F5. Ja väga ilus. Ja jätan meelde, kui ma tahan ühes reas printida nii teksti kui arvu, siis kõige lihtsam viis selleks on eraldada arv komadega.